tumedal on need kontserdid. Mul sai õhk otsa. Mina ei tea, mida see universum mulle öelda üritab. Issand jumal, kus üks inimene võib lobiseda. Sest ta on ikkagi suhteliselt kallis, aga kohalik Horvaatia mull. Ja siis ma solbusin ära. Ma olen täiskasvanud inimene, ma võin teha, mis ma tahan. No tšau! Mõtlesin, et täna tulen näitan teile siis mul poeg ja ema käisid reisil Horvaatias ja siis päevareisil Bosnias. Et mis nad sealt tõid, igasugust nänni kõigile. Tegelikult kaasa arvatud niimoodi, et Egle tütar tahtis Sephorast midagi, Mari-Liis tahtis ripsmetuši Sephorast. Et ühesõnaga kõik, mis mul siin läheduses on, mis nad kaasa tõid, ma teile näitan. Mul sai õhk otsa. Issand, kuidas ma kutsun niimoodi teid külla, et kõik on riiul, mis ossis. Viitsin hakata seda panema paika natuke või? No ma natuke panen. Mingit vahet ei ole. Aga okei. On nagu on. Tead ikka, sõbrad astuvad läbi, sa ei hakka ju suur puhastust tegema selle jaoks. Aga jah, et ma näitan, mis sealt sai. Tegelikult minu jaoks oli üldse üllatus, et nad läksid sinna, sellepärast, et ma ütlen ausalt, ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, tahaks Horvaatiasse puhkama minna. Aga kuna poiss on mul selline, et kuigi ta on 14 ja see on juba mitu aastat kestnud, kui tema nagu uurib mingeid riike, teeb mingeid asju, siis ütleb nii, sinna võiks minna. Ja siis ta lihtsalt broneerib lennud, transferid, hotellid, päevareisid, mingid maailma kõik asjad ära. Ja siis ülejäänud lihtsalt, kes tahavad, panevad jala üle põlve ja lähevad, sõidavad kaasa. Et selles mõttes temaga on väga mugav reisida. Ja ma ei tea, kust kohast ta selle Horvaatia võttis. Aga võttis. Siis kõigepealt mul on siin ees ema ostis mulle paar T-särki. Tegelikult ma tahtsin neid ja siis ta ütles, et okei, ta ostab ja ma olen neid bändi T-särke kogu aeg ajan taga. Ja siuke suur Rolling Stonesi oma ja samasugune hele. Siin heledal ei ole taga midagi, aga sellel tumedal on need kontserdid. Ja selles mõttes jumala super, et need olid vist mingi 18 eurot maksid ja nendest ma saan väga palju nagu kandmist, ainult et bändi T-särkidega ongi enamasti niimoodi, et nad on, esiteks ta oli vist meeste oma ja S-suurus, et ma nagu ei tahtnud nagu nii suuri, aga selles mõttes suuruse mõttes idekad. Keskmisele ta tõi Sabrina Carpenteri oma, aga see läks praegu linna peale hängima sõbrannaga. Nii et tal on see seljas ja siis väiksem sai siis sellise. Endale ta minust ostis samasuguse tumeda Rolling Stonesi oma nagu suurema suuruse siis kandmiseks. Et Eestis nagu ei saa, kui saab, nad on kallid ja taaskasutuses nagu praktiliselt üldse, kui on mingid normaalsed need bändi T-särgid, need lähevad hästi kiiresti ära, nii et selles mõttes see oli ideaalne ja võib-olla ükseid asju, mille üle ma kõige rõõmsam olin ka sealt, mida ma nagu kõige rohkem ootasin. Täna muuseas on neljapäev. Just panin üles õhtuks video. Nüüd on niimoodi, et vahepeal ei ole mitu nädalat ja siis tuleb nagu Vändrast saelaudu, sellepärast et kui mul on hoog sees, siis on tore neid teha. Ja täna on nagu hea päev ka, et üldiselt kuidagi viimasel ajal mina ei tea, mida see universum mulle öelda üritab, aga sellist nagu draamat viskab peale. Mina õnneks ei ole isiklikult seotud mitte ühegi selle draamaga. Aga kuidagi mingid inimesed aastate tagant
kelle ma olen suutnud täielikult oma elust välja lülitada, kellel kohe meeldis draamat tekitada. Ma ei saanud aru sellest tükk aega, aga ühel või teisel põhjusel pea 10 aastat juba möödas sellest, kui ei suhtle nende inimestega. 10 võib-olla ei ole, aga enam-vähem. Ja kuidagi nüüd ma näen neid järjest, nüüd ma kuulen neid järjest. See kuidagi kinnitab mulle seda, et õige otsus oli nad välja lülitada, sellepärast et kokkupuuted, mis teistel on olnud nendega, on olnud täpselt sellised, et ma saad aru, et sa ei taha siukseid inimesi oma ellu, onju. Ja kuidagi universum tuletab mulle millegipärast meelde, siis on siin tööalaselt mingid asjad, siis on see täiesti ebaselge, aga mina ei sekku ja kuidagi ei lähe kaasa nende asjadega ja selles mõttes ma olen väga uhke enda üle, et ma ei lase ennast kuhugi draamadesse nii-öelda tõmmata. Aga kuidagi millegipärast on olnud siin viimane nädal selline, ja isegi võib-olla paar nädalat on selline olnud, et kuidagi ma ei tea, aga rahu, ainult rahu. Meie jääme rahulikuks, meie chillid, meie ei lange sellele tasemele, kuhu mõned langevad ja elame oma elu ilusti ära ja preemiaks selle eest täna hommik tegelikult algas väga hästi. Head uudised hakkasid tulema igalt poolt, nii tööalaselt hakkavad lahenema need asjad, sain aidata ühte inimest tööalaselt. Siis üks õpilane minu klassist, mu klass lõpetas ja nüüd kevadel kirjutas mulle üks hästi armas tegelikult õpilane, üks nendest, kellega ma seal kõige rohkem suhtlesin või niimoodi, kirjutas mulle, et ta sai ülikooli sisse sellele erialale, mille üle ta oli väga rõõmus, et ta sinna sai. Ühesõnaga hästi tore hommik on olnud ja mul ongi kohe, esiteks need teie kommentaarid eelmistel videotel, siis hea tuju, siis head uudised ja kohe on selline tunne, et tahaks tulla ja rääkida, sellepärast et selle kaameraga rääkimine siin, eks ju, ehk siis teiega, aga mina istun oma toas üksi ju tegelikult, eks ju, ja isegi siin uhkustan, aga tegelikult ei ole isegi kaamera, vaid lihtsalt telefon, mis vajaks hädasti väljavahetamist. Sellepärast, et eelmises videos oligi ju see, et üks klipp lihtsalt ma pidin välja lõikama, sest heli kadus ära ja ma ei saanudki seda tagasi. Et selles mõttes rääkimine, kui ei ole niimoodi vahem sisse jäänud, siis on päris tagasi tulla veider. Aga kuna nüüd on natuke niisugust hoogu üles saanud, siis on jälle lihtsam. aga aitäh teile, kes te kaasa olete kommentaarides mulle ja räägite ja kommenteerite ja nii edasi, see on mulle tõesti väga oluline. Keskenduda praegu millegipärast üliraske. Praegu avastasin just, et ma otsisin oma juukseklambrit taga, panin pesamuna juukseklambri pähe, sest et ma leidnud enda oma ülesse. Ja praegu ma näen, et see on seal kaardina küljes. Ma olen öösel vist ära võtnud ja pannud kaardina külge voodi kõrvale. Juuksuri suhtes ma ei ole ikka veel sinna juuksurisalongi kirjutanud, et ma ei tea, kes ei ole kõike vaadanud, siis mul juuksuris juhtus selline asi, et käisin triipe tegemas ja 2,5 tundi oli värv peas ja mu juuksed on täiesti tuksis. 1,5 aastat juusteravi on põhimõtteliselt vastu taevast ja kogu aeg, kui ma üritan ära unustada ja mõelda, et ma ei hakka seda üles kiskuma, siis sest et need punnid ja villid, mis tulid pähe pärast peanaha peale pärast seda, need on ära hakanud minema aga nüüd jälle üks sõbranna küsis, et issand, et mis su juustega on, et praegult need on sellised suhteliselt, tahaks pesta, aga kui ma ära nad pesen, siis nad on nii katki ja kahus, et see on lihtsalt täiesti jõhker. Et ei ole jõudnud sinna ka veel kirjutada. Aga pidin teile näitama tegelikult asju ju, mida sealt toodi. Aga üks asi veel, mis toodigi, on selline ja tegelikult see on tuhatoos, aga see on nii ilus ja siin on taga need augud, millega saaks seina peale riputada ja seda ma plaaningi teha. Mingisuguse kuskile kas siia võib-olla oleks väga kena. Näiteks paneks siia tooli kohale.
ja ainult, et ma ei tea, see on nagu soe müür, et kas sinna saab naela lüüa. Tegelikult mingi hetk ma ostsin taaskasutusest taldrikuid, vanu taldrikuid, vaata, mis seina peale pannakse nagu ja neil oli selline konstruktsioon selline taga. Aga see oli ikkagi ka niimoodi, et siis naela külge panna. Ma ei tea. Noh, teine variant on siia mingi nipsasjakesi sisse panna, aga mul on neid kausse, kuhu nipsasjakesi panna, nii et ma tahaks teda jah, seda seina peale panna. See on lihtsalt nii ilus. Issa meil hakkas vannitoa remont all, Rando võttis plaate põrandalt üles ja teisel pool vannitoa seina oli mul fotosein. Hommikul on alla vaata, et issand, kõik mingi pooled pildid on maha kukkunud seina pealt. Õnneks ei olnud ühelgi klaasid katki läinud. Praegu tuli meelde. Aga jah, vannitoa remondikoja on teid ka kindlasti kursis, aga ilmselt ma ei hakka sellest praegu pikemalt rääkima, sest ma pidin teile näitama neid asju. Ja nüüd te istute seal ja mõtlete, et issand jumal, kus üks inimene võib lobiseda, aga no pea on nii laiali otsas lihtsalt, et täiesti jõhker. Aga siis, poja tõi mulle, nad hotellis oli neile siuke komplimentari. Ma saan aru, et siis äkki kas see on kohalik, jah, ongi kohalik Horvaatia mull, kuiv, tõi mulle selle, väga tore. Ja see on nüüd jälle see üks asi, mis ma tahaks baarikappi panna ja alles hoida mälestuseks sellest, et poja tõi mulle selle, on. Aga noh, tegelikult ma ütlen, tuleb nautida neid asju ja ikkagi mitte selles mõttes nii-öelda koguda asju, on. Ja tegelikult üks asi, mis ta mulle tõi veel, sobib siin hästi, on. Nodi pärast täis, siis on jälle pole. Aga üks asi, mis ta mulle tõi, tegelikult, mille kohta ma olen mõelnud just seda, et kui räägitakse nagu sellest, on. Ja ma ise olen ka mõelnud hästi palju või nagu liikunud sinna suunas, et mitte osta asju, vaid osta nagu elamusi või kogemusi, eks ju. Ja mitte kinkida asju, vaid elamusi ja kogemusi, on. Siis tegelikult üks asi, mis ülihästi kahe selle kategooria vahele nii-öelda sobib, on lõhnad. Lõhnadega on see, et ma olen tahtnud teha seda, et igalt reisilt ma ostan lõhna, eks ju. Sellepärast, et see lõhnamälu on see, et kui sa aastaid hiljem nagu nuusutad seda, siis sul tuleb meelde. See hetk, see aeg, see koht on ju mul. Tegelikult siin on üks Ritualsi lõhn. Oota, mis aru, mis pidi mu näpp käib. Tegelikult on siin kohas, mille poja mulle ostis, kinkis siis, kui me käisime Rootsi kruiisil ükskord. Sellest on nüüd mitu aastat möödas. Ja ma ei raatsi seda ära, nagu pole raatsinud kasutada. Ta on mul selline, et kui ma ta peale panen, siis ma nagu olen uuesti selles kohas. Ja selles mõttes ongi lõhna kinkimine või endale ostmine ka nagu kogemus ja elamus. Et ma panen seda igal päev peale, siis ma naudin seda, eks ju. Et see ongi see hetkes oleks see mingi asja, nagu ta ei ole asja nautimine, ta on tunne, on. Aga miks ma muidugi ei osta endale igalt reisilt lõhna, on see, et see on kallis. Et parfüümid on kallid ja sest lennujaamades on tegelikult nad ju soodsamad ja aega on jalutada ja nuusutada. Aga jah, tahaks seda teha. Aga ühesõnaga, pikalt jälle on see, et Horvaatias oli Kajali lõhnat soodukaga. Ma ise maksin tegelikult pojale selle nagu raha tagasi, et ta ei peaks enda rahast ostma, sest ta on ikkagi suhteliselt kallis, aga lasin endal tuua selle Kajali lõhna. Et kes nüüd ka jälle mäletab, siis ma olen nagu tahtnud lõhna endale parfüümi osta tükk aega. Aga ma tegelikult otsisin suvelõhna. Otsisin sellist tsitruselist vanilje, siuke võib-olla natuke vürtsikas, natuke selline värske ja sellist tahtsin, on. Aga ma ei leidnudki. Ja siis ma solvasin ära. Olgem ausad, ega ma ei otsinud ka. Autot ju ei ole, ma ei käi mööda poodi, on. Ja ma lihtsalt, kui midagi kuskil silma jäi, siis ma proovisin. Aga ei leidnud ühtegi sellist. Ja siis ma loobusin. Ja tegelikult, ma ei taha küll nüüd morbiidseks siin muutuda, aga ega see juba võib ka mõelda ette nagu sügise peale. Ja see on tegelikult ideaalne sügiselõhn. See on soe, sensuaalne, kutsuv ja julge. Kirjeldatakse seda ja mis mulle meeldib selle puhul hullult, on see, et esiteks see pudel, on. Lihtsalt see pudel on nagu nii ilus.
Ja teine asi, mis mulle meeldib, on see, et lõhnanoodid on siin taga kirjas. Aga põhimõtteliselt on ta siis masklatte, muskuse latte lõhn ja küünealused on jälle nagu nad on. Koristasin siin just. Issand see pesu pesemine. Ei tea, niisugune tunne, et parimad aastad läheb selle pesu pesemise peale. Aga igal juhul selle noodid on bergamot, roosa pipar, Türgi roos, mis ma olen avastanud, et on natuke teistmoodi kui tavaline roos ja meeldib mulle natuke rohkem või no natuke palju rohkem, sellepärast et roosilõhna ma tegelikult, kuigi ma olen hakanud taga harjuma, aga mulle ei meeldi ikkagi väga. Siis latte, seedripuu ja šokolaadimuskus. Nii et tegelikult see oli nii, et nad proovisid mõlemad ema ja poeg, arvasid, et mulle meeldiks ja ma usaldasin nende arvamust ja lasin selle osta endale suhteliselt pimedalt. Aga õnneks tõesti meeldis. Aga temaga on ka see, et kui sa nuusutad teda nagu siit korgist, siis ta on natuke lillelõhna, aga hästi palju nagu šokolaadi annab siit. Aga kui teda nagu peale lased, muidugi need kajaalilõhnad püsivad väga hästi, neid ei saa Eestist. Neid saab Dubaist otse tellida, ma olen ühe korra tellinud, aga siis peab tollimaksu maksma ja deklaratsiooni tegema. Ja siis, kui teda peale paned, siis on nagu kohvi. Tuleb esimesena see kohvilõhn. Ja siis viskab seda šokolaadi, suu hakkab vett jooksma. Aga tegelikult, kui ta kuivab, siis tuleb välja rohkem see lillelõhn. Aga koos nagu sellise natuke nagu suitsune või siis ongi ilmselt see puidune või niimoodi. Et ühesõnaga ma olen väga rahul. Ma olen väga rahul, et ma selle tellisin ja nüüd mul on hea uus terve selline talvine, sügisene see aeg on olemas. Välja arvatud muidugi detsember, kui me kasutame nii palju, kui mul veel on seda Joe Malone'i ginger biscuitit. Ise mind läheb nii närvi, kui juba hakkavad poed neid kooli asju ja mingeid kõrvitsaid välja panema. Mõelda ka selle peale. Meil on suvi, põhimõtteliselt pool suve on ees või? Aga lõhn on jah väga hea. Nii, siis täitsa lõpp, jõuludest. Ma just räägin nii nõme, nii. Aga karp läks natukene katki. Aga pojal on komme tuua reisidelt neid jõuluehteid. Nii et ta tõi sellise jõuluehte mulle. Või meile. See on meie pere ühise kuuse külge. Siis ta tõi oliiviõli kohalikku, extra virgin, selle üle mul on väga hea meel. Selles mõttes, et see on ka selline asja ja elamuse vahepealne asi nagu lõhnadki, et sa teed sellega süüa või nagu see mull. Et see on nagu selles mõttes ikkagi elamus, mitte ainult asi. Nüüd siin sees on Mari-Liisi ripsmedušš. Ma otsin selle pildi, kui ma leian, sest ma ei taha seda lahti teha, sest see on klepekaga koos nagu eraldi karbis. Siis tõi polentat pakki, sest ta ei teadnud, mis see on, see maisimanna, ja nüüd ongi see, et kindlasti ma tahaks nüüd välja otsida mingi retsepti, et sellest midagi süüa teha. Kui ma õigesti olen nüüd meeles, siis see on kurkumiga äkki või? Ei tea ka. Siis seda tehakse nagu soolase toidu kõrval, et see ei ole nagu hommikupudru. Kuigi siin pildi peal ta näeb välja nagu hommikupudru. Aga 3 minuti mingisugune see. Nii et mingi häid polenta retsepte, polenta, on ta vist eesti keeles, teil kellelgi on, siis kindlasti palun pange kommentaari, sest ma ei ole mitte kunagi sellest mitte midagi teinud. Aga ma arvan, mulle meeldiks. Nii, nüüd mul on siin see lõhnakarp. Ära visata ei raatsi.
alles öelda, kus kohas ma ta panen. Siis ma alati mõtlen, et jälle jõuludega, aga et pakin need ilusad karbid ära nagu kingitused ja teen mingisuguse, panen kuskile kausi sisse või nagu on siuke ilus nagu väiksed jõulukingitused. Ma ei tea, no ma lihtsalt, no kuidas ma viskan ära selle, vaata kui ilus see on. Aga tegelikult ma olen täiskasvanud inimene, ma võin teha, mis ma tahan, kui ma tahan hoida ühte lõhnakarpi alles, siis ma võin hoida ühte lõhnakarpi alles. Nii. Ma tahtsin veel vahele näidata, ma ei tea nüüd natuke venib pikaks, aga eelmis videos ma näitasin, et ma käisin seal selles Suppeluse tänava selles kohas, ostsin jalanõus. Rääkisin on juba lätad, aga ma ei jõudnud teile näidata neid reaalis. Nii et ma ei tea, kui te nüüd Pärnusse satute Suppeluse tänaval, ma ei tea, kaua nad on, aga no suvi veel kestab, et kui satute, siis tervitage minu poolt Anut ja öelge, et ma näitasin oma mega ilusaid plätesid teile, aga sellised. Et põhimõtteliselt on seal niimoodi, et sa valid ükskõik mis värvi selle põhja ja platvormi oli vist 2 värvi, beige ja must on ja mina tahtsin platvormi, siis valid need peale ükskõik mis värvi on ja need ma võtsin heledad, sest ma tahtsin natukese siukest ikkagi suvisemat vaibi on ja siis on erinevad paelad, no lihtsalt imelisi paelu oli seal ja need käivad siis nagu ümber pahkluu kinni on ja seal oli üks, mis mulle meeldis, mingi helesinine, siuke väikeste roosidega, issand, nad olid nii nunnu oli. Aga ma lõpuks ei võtnud neid, sest ma mõtlesin, et kui ma võtan nagu sellised neutraalsetes värvides, siis ma saan kõigega kanda. Ja siis sobib nagu kõigega. Et ega mul suveriidid on värvilisi ka, aga musta ja valget, noh ikkagi tegelikult ma kannan kõige rohkem. Ja siis ma võtsin, nad tuletasid natuke siukest zebra mustrit ka meelde. Mul on nagu zebra need, või no loomamustrid üldse nagu meeldivad. Ma ei tea, praegu vist on leopard jälle moes, aga vahepeal kui ei ole, siis ma lihtsalt olen ebamoes ja käin ikkagi nendega, nii et selles mõttes mind nagu ei huvita. Eriti see on jälle sealt sarjast, et ma olen täiskasvanud inimene, mis teha, mis ma tahan moekate riietega käia või taha või siis nii on. Aga siin tegelikult need on läbi, aga see logo on siin. Loco Estonia, Loco Allgrips Estonia vist oli neil Instagram, kui tahate seal vaadata erinevaid. Ja siis, kui on põhi valitud, paelad valitud ja see valitud, siis on erinevaid kivikesi, igasuguseid. Maailma igasuguseid kivikesi roosadest karudest kuni lillede, ma ei tea, pealuudeni. Aga mina võtsin siis mõlemale peale sellised 2 pooled tiivad kuldsed, neid oli kusjuures sädelevaid ka. Aga ma tahtsin siia keskele seda sädelevat kivi ja siis ma mõtlesin, et okei, et need ilmasädeluseta sobivad ka hästi ja need kuldsed detailid lihtsalt imelised. Ma olen nii õnnelik. Aasta aega mõtlesin, et eelmisest aastat saadik, et ma tahaks neid. Nüüd käisin ja ostsin ära. Amsterdamis on mingid jupid vist tehtud, kui ma õigesti aru saan. Võib-olla panen täna jalgagi, sest ma pean täna minema ühele suvepäevale. Nagu suvepäevad, aga üks päev, üks õhtu, suvepäev. Meil ühe seltskonnaga Vaasa hotellis rannas. Ma ei tea, mis see ilm teeb. Ma pärast Aidast läbi minema oma vanad jalanõud ära tooma, millest ma ka eelmis videos rääkisin. Aga näitan teile need asjad nüüd ära. Ikkagi jätkuvalt üritan näidata. Siis mul on üks huuleläige, kusjuures ma jätsin lõhnakarpiri sisse jäänud see, vaata see, mis piiksuma hakkab, aga huuleläigetega on see, et ühe ta tõi nüüd Kerlile, selle ta tõi keskmisele, see jääb tegelikult hästi siuke läbipaistev ja ilus, sellepärast et seal Kiko poes kohalikus olid need soodukad. Ja siis ühe tõi veel väiksemale, aga väiksem on selle vist juba võib-olla ära viinud. Tegelikult üks on veel nüüd, ma ei teagi, kas see on Kerli oma või meil väiksem oma, ma ei taha neid karp. Ei, see on ka sama ju. See on nüüd küll veider. Kõik siukesed ühesugused on.
Ma ei saa aru sellest ausalt öeldes, kuidas see võimalik on. Oh! Nad ikka ei ole päris samad. Üks on roosa ja üks on lilla. Ja võt ma ei mäleta, kas Kerli tahtis roosat. Üks oli veel siuke oranžikam. Igal juhul 3 sellist hulläiget erinevatele inimestele. Ja siis Egle tütrele tõi sellise. On õiget pidi, jah? See on see Summer Fridays huulepalsam. Mul on tegelikult olnud see sama Vanilla Beige on see nimi. Tegelikult oleks tahtnud, seal olid mingid erinevad toonid, aga ainuke selline nude toon, mis oli poes, oli see. Ema helistab. No nii, ma olen tagasi. Ema helistas. Kui emme helistab, tuleb alati vastu võtta kõne. Sõits autoga, tahtis lobisida natuke, käis vanaemal uut madratsit ostmas. Aga jah, mõned asjad see on veel. Ühesõnaga selline seep. Sellepärast, et poja ka teab, kui suur sõprade fänn ma olen. Üks vaatajatest kunagi saatis mulle sõprade tasside komplekti. Väga tore oli. Nii, siis üks veidra asi. Lambist kuskil lennujaamas või kuskil oli lihtsalt mingi siuke pank. Siin on pangakaart vahel ja saad endale netis konto teha. Ja siis ta mõtles, et äkki ma tahan teha ja tõi. Aga ma ei tea, kui te olete midagi kuulnud sellest, mina ei ole sellest midagi kuulnud, ma ei ole jõudnud mõelda ka selle peale, nii et jah. Siis ma lasin tuua sellise asja, ta käis nagu poodides ja vahepeal tegi videokõne, seal näitas mingeid asju ja niimoodi. Ja lasin tuua Maybellinil. Ma olen ammu tegelikult videotest näinud YouTube'is mingi Ameerika või Inglismaa. Ameerika vist, jah. Et selline see Sky High sarjast on see Sky Tubes ehk et see tubing variant. Ja siin ma olen otsinud seda ja ma ei ole leidnud. Aga kuna ma need tubing ripsmadušid on, mulle väga meeldivad, siis ma olen tahtnud seda proovida ja Maybellin on nagu soodsam natuke kui see Jane Airedale, mida ma kasutan. Mis muuseas nüüd tegin uue lahti ja mina ei tea, kuidagi ei ole hea üldse nagu eelmine. No võib-olla ongi selles asi, et ta peab natukene vaata ripsmaduši kannale, et see, et esimene kord ei ole nagu nii hea. Ma mõttegi, et ma seda praegu lahti ei tee, kuna ma just selle uue ostsin ja kasutan, et millalgi kindlasti katsetame annan teada, sest ma väga loodan, et see jõuab Eestisse ka. Muidugi seal ta maksis mingi 13-14 eurot. Eestis Sky High minu meelest on 20 alla, päris palju kallimad nagu. Aga muidugi Maybellinil on vähemalt Selveris nagu soodukaid tihti peale. Aga mul on mega hea meel, et ma selle sain. Ja siis viimaseks ta toob ka tihti peale, kui ta erinevates kohtades käib, kaardid. Lihtsalt mängukaardid. Ja ma olengi mõelnud, et tahaks hullult nagu hakata lastega kaarte mängima. Sest mulle meeldib Bismarcki hästi mängida. Keegi muga seda kunagi mängida ei viitsi. Kuskilt pii pealt juba läheb see käik maha kõigil ja siis jäetakse pooleli. Aga kas või mingid potiknoid või valetamist või ükskõik mida, sest et me siis, kui me seal Käärikul käisime, siis ühel Rando sõbral ja sõbra naisel oli laps kaasas, kes oli minu arust mingi umbes 4 või midagi siukest ja mängisid kaarte koos ja see poiss mängis nii hästi kaarte ja siis nad nagu ütlesid, et me mängime kodus kaarte, vaata, nüüd rääkisin Kerliga nagu üks päev just sellest. Kerli ütles, me mängime ka kaarte, siis ma nagu, miks mina oma lastega kaarte ei mängi. Üks asi on see, tegelikult ma tean, ma arvasin, et on väiksem on liiga väike selle jaoks, kuigi nüüd, kui ma nägin seda 4-aastast, aga see oli ka väga andekas 4-aastane, et kõik ei ole võib-olla nii andekad selles. Aga teine asi on see, et mul üleüldiselt lapsed on väga halvad kaotajad. Ja kõikide lauamängude ja asjade mängimised, tihti peale lõpevad draamaga. Aga kuna elu on selline nagu ta on ja tuleb kaotama õppida, siis ma arvan, et ma pean hakkama seda oskust ka arendama neil. Ja ülilahe. Kindlasti tahan hakata kaarte mängima nendega. Mingitel õhtutel, et Rando on väga hea pokkeris näiteks, et pokkerit ka, miks mitte õpetada, et siukseid lahedaid asju, mida koos nagu mängida õhtuti.
vot. Aga sellised olid asjad, mida saab Horvaatiast ja Bosniast, kus mina ei kujutanud nagu ette. See on Horvaatia on Euroopa Liit veel. Seal oli väga hea selles mõttes, et net ja kõnekvaliteet ja kõik sai nagu rääkida ja videosid teha ja asju ja mul nagu puudus täielikult ettekujutus varem sellest riigist, aga poja ise ütles nagu, et noh, et ta tagasi, noh, tema tahaks lihtsalt uusi kohti avastada, et ta nagu tagasi ei viitsiks minna, aga talle väga meeldis ja nad olid seal mingi 9 või 10 päeva, nii et päris pikalt, noh, 1 päev neist siis seal Bosnias. Et täitsa huvitav koht jah, mida nagu avastada võib-olla. Aga tore, selles mõttes, et aitäh, et muga siin hängisite jälle ja erilised tänud neile, kes lõpuni vastu pidasid. Kui see peaks mõelnud, võiks nendele, kes lõpuni vastu peavad, teha nagu mingi, või võiks nagu panna mulle mingi lihtne asi. Mingi valge süda näiteks kommentaari, kes lõpuni vastu pidasid. Siis mul täitsa huvitav oleks vaadata. Muidugi ma näen selle statistika järgi, et lõpuni peavad väga vähesed vastu, nii et ma täitsa olen arvestanud sellega, et siit ei tule ühtegi valget südanteks, aga mulle meeldib meie pisike kanal, meie pisike nurgake ja tulge jälle kommentaaridesse lobisema ja aitäh, et te aega veetsite ja näeme jälle siis, kui näeme. Tšau!